2 aastat tagasi avatud Tondi sõjakooli memoriaal repressioonide tõttu langenud Eesti ohvitseridele on saanud juurde 26 uut nime. Kõiki neid mehi ühendavad õpingud Tondi sõjakoolis enne 1940. aastat ning liiga vara lõppenud elu. Uued nimed, mis äsja memoriaalile lisatud, on välja uurinud sõjaajaloolane kolonelleitnant Jaak Haud. Olulisus ongi just selles, et need 1311, kes hukkusid repressioonides, ja nende elu ei lõppenud ilma tulemuseta. Me selle tagajärjel taasiseseisvusime, aga selle tagajärjel nende hulgas oli 655 vabadussõjas osalenud ohvitseri ja kelle surma põhjuseks NKVD-s on osalemine Valge Eesti poolel Punaarmee vastu. Nad ei tunnistanud üldse vabadussõda, olgugi et Tartu rahu oli alla kirjutatud. Ja siis neid rehabiliteeritakse Tartu rahu lepingu artikkel 10 alusel, mille tekst ütleb, et Vene pool ei karista Eesti sõjaväelasi selle eest, et nad vabadussõjas sõdisid, ja Eesti pool ei karista Vene omasid. Tondi sõjakool asus nii-öelda Tondi kasarmute all tuntud hoonetes aastatel 1920. kuni 1940. aastani. Täna asub ühes hoones Kristiine ajalookeskus. Kristiine linnaosavanema Jaanus Riibe sõnul on vägagi oluline meeles pidada neid, kes iseseisvuse eest on võidelnud. Selles mõttes oli see koht siin väga eriline, et varem ei olnud sellist kohta, kus oleksid toodud välja kõik ohvitserid, kes paraku traagiliselt hukkusid. Meie soov ja eesmärk on tegelikult rohkem Kristiine ajalugu väärtustada ja seda välja tuua, sest inimesed, eriti noorem põlvkond, ei tea, mis siin aja jooksul on toimunud. 2009. aastal taas avati siin Tondipoiste ausammas. 10 aastat hiljem, 2019, sai siia välja Tondi sõjakooli memoriaal, kus on toodud ohvitserid nimed. Töö ajaloo hoidmisel ja väärtustamisel jätkub.